Halloo? Halloo? Hallo. Kas Mul kuulete? Mooste kuuleb Eiki Ainsalu? Tiit see Eik... Ahah. Kuule, räägi, kuidas sul siis vahepeal läinud on ka ja mis ees ootab? Kuule, väga palju ootab ees. Sest nüüd on ju valitsus andnud rohelise tule üritustele. Ja praegusel hetkel ikkagi väga palju hakkab toimuma. Ahah. Aga räägime peamiselt sellest 10. juunist, kuigi see on alles mitme kuu pärast, aga siis on see Zodiaagi täitsa lõpp, sõnaga. No ma olen pannud juba need, vanadest olijatest sinna juba midagi, nimekirja. Päris kõiki artiste ei teagi, inimesed teab, ma las olla mingi üllatus ka nendele, on ju nii. Ja see, et pidu toimub ja nüüd väga suurelt nii nagu ma eelmine aasta lubasin, et see päris lõpupidu on ju ka ikkagi ajalugu. Ja kui ütleb... Siis Zodiaagi lõplikult teeb ja muidugi on hästi kurb sealt, trepist alla minna viimast korda või trepist üles minna viimast korda, on ju et soovitan inimestele veel viimased 3 pidu kohale tulla, mis ees veel on. 9. aprill, 6. mai ja 10. juuni. Ja aga mis see Zodiaadis siis nagu edasi saab, et äkki mõni tahab võtta nagu omal uuesti, et kui ütleme Lea läheb nagu pensionile, et... Kindlasti see nüüd langeb välja, sest olgem ausad, siis praktiliselt meil on see juba aasta tagasi taheti sinna ju teha ikkagi ju kaasaegne söögikoht veganitele. Siukesed, valavalt rahva poolt armastatud, kuidas ma ütlen, pahade inimeste mõttemaailma väljendades on ju nii, siis siukesed haisvad söögiurkad tahetakse kõik ju ära hävitada. Aga eks et veganid tahavad ka tantsu lüüa. No veganid teevad ju tantsu ju stiilsetes kohtades, kus on siis ongi klubid või pubid, kus on ikkagi ju kaasaegne mööbel sees ja mitte nii, et tegelikult mina nagu ei poolda siukese asja, sest olgem ausad, 90. stiilis need, kes ikkagi Zodiaaki tulivad või tulevad veel, lähevad ju ajast nagu tagasi ja 90. õngu on seal ju siiamaani tunda. Et olgem ausad, siis siukesed kohad võiks jääda, aga võiks. Meie ju mitte millegi vastu ei saa. Ja samas ma tahaks võib-olla seda ka öelda, et võib-olla selle Zodiaaki lõpupeol äkki tahaks keegi veel sükene üllatusesine esineda, ütleme tasuta esineda, et tahaks ennast näidata Zodiaagis, sõnaga, et teeks äkki üks üleskutse, et kui kellelgi on see siis... Jah, et see on võimalus on olemas, sest tegelikult kätt nagu kellelegi ette ei pane ja need, kes tahavad, võtku ühendust ja midagi. Et kuna niikuinii filmitakse hästi palju, äkki tuleb veel ajakirjandus ka kohale, siis on see iseenda tutvustamiseks hea promo, kui on näiteks mingi algajartist või veel tundmatu artist, kes tahaks ennast esile tõsta või tahaks nagu üldse hakata koostööd kunagi tegema, sest meie ju ei kao mitte kuskile, vaid me lähemegi ju järjest edasi. Et minu tiimis on alati uued liikmed teretulnud. Ma pakkusin välja sind ka selle võsavinklile ühe sõnaga. Oi, ma ei tea. Võsavinkli toimetaja on Nelli Teataja üks autoritest. No võt. Nii, millest ma veel tahan siis rõhku panna on see, et tulemas on siis üritused, et 8. aprillil olen ma Võru rannaklubis. Nii nagu ma ütlesin, 9. aprillil olen ma praktiliselt Zodiaagis tagasi
ja 23. aprill, et kõik Hillar Kohvi seal, ütleme, fännid, kes on Soomes, et neid ma kutsun siis Soomes peole, et esimest korda on DJ Iki seal avalikult peol laivis, et võtan kaasa sinu CD-plaadid, kes tahab plaati, Hillar Koht 55 on seal ilusti saadaval, et peoinfo on mul DJ Iki lehel üleval, et kõik on, ütleme niimoodi siis, Soomes niisugune vahva koht, Espoos on eestlaste peokoht ja nädal hiljem muideks, kui mina esinen seal 23. esineb seal 30. aprillil õhtul muideks meie suur sõber Ergo. Ergo Korp Pärnust. Aga samas, kui ma nüüd ütlesin Pärnust, jälle rõhutasin seda sõna Pärnust just, et Pärnusse võis ka kutseid tulla, nii et DJ Eki võis ka Pärnusse esineda sõnaga, et... Ma käisin esinemas hiljaaegu siukeses, ütleme, kohvikas nagu Joonas. Ma ei teagi sellist kohvikut. Ma ei tea. Mingi uus kohta. Seal oli erapidu ja tohutult siukene meeldiv vastuvõtt oli ja soe vastuvõtt oli, et rahvas vajab Pärnus siukest meelelahutust, see on kohe tunda. Meil on tohutult palju inimesi, kes tahaks meid seal esinemas näha. Aga jah, nii nagu öeldud, siis avalike pidude suhtes nagu ei ole mingit pakkumisi Pärnust ikka veel siiamaani tulnud. No aeg nüüd tuleb, kui nagu on teada, et reedest vist need maskikohustused asjad kaovad ära vist, kui ma nüüd õigesti on aru saanud, et siis läheb asi vabamaks. Sest jah, ega ma ju vaata tasusid ei ole tõstnud ja inimlikkust peab välja näitama praegu, et pigem midagi teenida, kui üldse kodus istuda. Et samas need kõik, kes nagu raha või ütleme praktiliselt, need on oma võimalused tegelikult. Praegu on üldse raske aeg klubidel ja pubidel, et olgem ausad, siis hindu ei tohikski vaata kõrgest ajada, sest me peame mõtlema ka nende peale, et praegu on väga paljud klubid ju pankrotti läinud juba ja me ei saagi oma tasusid nii kõrgeks ajada, sest välja peab just näitama hoolimust ja inimlikkust, sest vaata, mis kõik teie ümber ju toimub. Ja samas korda oma kontaktid küll, kui mõni mõtles, et ma tahaks oma juubelil või sünnipäeval või pulma või muidu esinema ja DJ Ekit kutsuda, et kuidas ta kontakti saab? No kõige kasulikum on muidugi kohe minna kodulehele www.djeki.ee. Aga ütleme, kellel ei ole seda internetti näiteks, on neid ka võib-olla olemas? No võivad ka helistada telefonil 56181139, aga kõige kasulikum on muidugi kodulehel, sest seal on ilusti kenasti ürituste ja broneeringute tabel, kus siis on kõik kirjas, et vaadata sealt koheselt, kas on nõutav kuupäev vaba ja siis kirjutada meile sinna. Et oma soov ja siis saame ju läbi rääkida ja juba nagu ka samamoodi ütleme seal kõik toimima panna. Ega sa ei oska öelda, jälle 13. mai kohta? 13. mail, ütleme, meie saame sinuga niikuinii Zodiagis kokku. Et nii palju seal erapidu toimub. Et rohkem ma ei saa nagu infot anda. Ei saa vist jah, see on niisugune eraisikuline asi. Et muidu tuleb niisugune, ütleme nagu pulmapidu nagu ämma täiad, oi. Täpselt. Aga olgu siis peale. Soovin kõik ilusat ja häid esinemisi, eks me ka kohtume peagi. Aga teeme nii. Ja kõike kaunist. Kõike kaunist. Tšau. Tšau.